Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 6.–12. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No vot, ma ei tea. Teil on ikka siin siukene, ütleme nii, et mitte väga kerge nädal. Aga siin ei ole mitte midagi halba, vaid siin on nagu huvitav, ma ütleksin, väga huvitav, aga hakkame kohe kaartidest peale. No esimene kaart on siin Sahude kuninganna. No see on hamburise. Särav, tark, enesekindel, igast olukorrast läheb läbi püstipäi. Läheb läbi nii, et inimesed järgi vaatavad, sest tõesti on niivõrd särav. Ta on nii enesekindel ja särav, ta ei vaata üldse enda ümber. Ta ei pane seda tähelegi, et teda ainult vahitakse. Keeravad pead, sodistavad ja vahivad. Mida siis? Kadedusest, ma ütlen teile, armsad hamburid. Nad teevad seda kadedusest, sest teis on kõik see, mis võib-olla nendel on puudu või poolik. Vaat edasi tuleb selline huvitav kaart, nagu mõõkade 2. Tegelikult ütleb ju see kaart seda, et edasi minna te ei saa enne, kui te olete teinud otsuse. Siis tuleb teile siit karikate baas. Vaat karikate baas toob mingisuguse uudise. Ja mulle tundub nii, mulle tundub praegu nii, kui ma neid vaatan, et tuleb selline armastust täis uudis. Ma ei tea, on see teie vana tuttav, on see mingisugune uus tutvus. Vaat täpselt selline tunne on mul, et tuleb üks prints valgel hobusel ja kutsub teid endaga kaasa. Ja teil tuleb teha see otsus, kas minna või mitte minna. Sellepärast, et järgmine kaart seal baasi kõrval, kes ongi täis armastust ja käib teil järgi nagu kutsikas ja räägib, kui väga ta teist hoolib, kui väga ta tahaks teiega koos oma viimased päevad veeta ehk viimse päevani teiega koos olla. Õhata niimoodi otsa vaadates, kui kaunis ja särav te olete, et ta lihtsalt ainult süda peksab kogu aeg sees, kui ta teid näeb ja siis ka peksab, kui ta teid ei näe. Sest maailmakaart lõpetab mingi etapi ära teie elus ja kohe algab uus. Ehk siin all on narrikaart. See narrikaart on selline, et tuleb julgust kokku võtta ja tundmatusse astuda. No kujutate endale ette. Ilus ja romantiline tuleb teie õuele, pakub endas südant teile või kirjutab teile kusagilt, ma ei tea. Siis ma usun, et ta on vana tuttav sellepärast, et mingeid uusi hurmureid ma küll enda ellu ei soovita võtta, kes kusagilt Indiast või jumal teab, kus kohast kirjutavad ja ütlevad, et nägin teie pilti ja te olete nii imeline, et ma kohe soovin teid, andke ainult mulle see lennupileti raha, ma lendan kohe teie juurde. Et seda ärge uskuge, see ei ole tõsi. See on ma ei tea, mis armukelm või rahavaras. Aga jaa, päris tõsiseks minnes ja kaardide peale vaadates, siis on see narr siin ja ootab, et te astuksite selle esimese sammu sealt kaljunukalt alla ja vot siis on see väga kõrge kalju. Vot siis tulevad kõik astmed, mida mööda sealt alla saab turvaliselt teie ette, aga enne neid te ei näe. See on põhimõtteliselt kuristikku astumine. Ja see kuristik on siin savasel, aga ei ole muidugi, see on karikate 10. Vaata, kui ma nüüd niimoodi vaatan, siis on ju nii, et üks asi lõppeb ära, algab teine, lähete selle peigmehega siit minema ja tuleb suur õnn, sest et karikate 10 on minu jaoks täielik idüllikaart, ta on selline kaart, kus inimesed ongi koos, käsi käes, emme issi vaatavad, kuidas lapsed õues mängivad, maja on korras, kõik on olemas, unistuste loss on seal täiesti reaalsel kujul vaatab ja ühesõnaga elate oma unistuste majas, oma unistuste mehega ja oma unistuste perega, oma unistuste lastega ja naudite seda vikerkaart, mis on taeva all. No mis saab olla veel, ongi täielik idüll. Ütlen ausalt, ma ei tea, mida selle baasiga teha, aga mingid uudised ta teile toob ja see tõepoolest võib-olla paneb, see ei pruugi üldse mingi armukelm olla või mõni peigmees, kes teie õuele kopsab, aga miks ta ei või ka olla, unistama ikka peab, kui teda teil ei ole veel. Et midagi see baas toob, mingi uudise, mis võib teid panna elus tegema kannapööret. Nii et lõpetate ühe asja ära, see võib olla ka näiteks töökoha vahetus. Ootasite, kandideerisite ja siis tuleb järsku sinna kutse teile meili peale, et olete oodatud töövestlusele. Ongi toodud teile uudis,
mis lõpetab ära ühe asja ja tuleb alustada teist ja kui see on töö, siis ta võib olla selline, mida te pole varem teinud või kus te ei tunne ennast väga kindlalt, võib olla täiesti mingisugune teine eriala. Ja siis tuleb võtta kokku see julgus, astuda see esimene samm ja näete, mis tuleb täielik idüll. Ja mõõkade rüütel lõpetab selle rea siin ära. Ja mõõkade rüütel ütleb, et teil peab olema plaan. No ma arvan küll, et kui te olete kuhugi kandideerinud, siis teil on ka see plaan. Aga tema ütleb seda, et kõik tuleb korralikult läbi mõelda, kõik lepingud tuleb läbi lugeda, kõik punkti haaval tuleb läbi uurida, et ei juhtuks mingit jama, et ei oleks seal miskisugust konksu sees selles lepingus, et teie enda andmed oleksid õiged, et pangaarve oleks õige, ühesõnaga mõõkade rüütel ütleb seda, et ennem ei hakka tegutsema, kui plaan on paigas, kui kõik on kontrollitud ja siis andke minna, tehke ära. Nii et selle rüütliga võtke seda nagu naljana või siis unistusena, aga midagi teie elus siiski on ja mingi uudisede baas toob, mis ära lõpetab ühe etapi teie elus, et te saaksite võtta julguse kokku ja alustada uut. Andke mulle minu huumor andeks, aga te ise, hamburid, peaksite olema ka täiesti huumorimeelega inimesed, vähemalt need, keda mina tunnen, head nalja mõistavad väga hästi. Ma olen kunagi isegi öelnud seda, et hamburitel on teistsugused naljad või kuidagi sellised tõsise näoga nalja tegemine, et mõni inimene jääbki uskuma, aga tegelikult hambur teeb nalja. Et ma loodan ka, et te siiski minu nalja mõistate ja ei vihasta mu peale. Ja kui vihastate, siis andke andeks. Järgmine kord parandan ennast kindlasti. Siuke tuli teile lugemine selleks nädalaks. Võtke või jätke. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles. Võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.